Tere tulemast Viljandi Jakobsoni kooli meediaringi podcasti. Minu nimi on Laura, olen 9. klassi õpilane ning tänases osas on meil külas meie kooli keemiaõpetaja ja direktori kohusetäitja Tauno Tilk. Tere! Tere! Alustuseks kohe siis küsiksingi kooliga seotud küsimusi, et miks te hakkasite keemiaõpetajaks? No keemiaõpetaja sai minust tegelikult ilma naljata üsna juhuse tahtel. Ehk siis, kui kunagi otsustasin, et ma võiksin tulla kooli tööle, liitudes Noored kooli programmiga, siis mul oli kindel soov, et ma tahan saada loodusainet õpetajaks. Ja toona siis, üsna mitu aastat tagasi, hakkasime otsima Viljandi maakonnas siis koole, kes otsiks endale loodusainet õpetajad ja täiesti puhtjuhuslikult siis Suure-Jaani kool otsis tollel hetkel keemiaõpetajad. Ja see on ka põhjus, miks minust sai just keemiaõpetaja. Ja kas teile endale meeldis ikka kooli ajal siis sellised loodusained? Jaa, loomulikult. Ma ju ikkagi olen ülikoolis loodusteadusi õppinud ja see oli ka põhjus, miks ma tahtsin loodusained õpetada, et ma tundsin ennast selles valdkonnas kõige kodusemalt. Nii et loomulikult mul olid väga head suhted loodusainetega koolis. Selge, aga ma mõtlen, et kui mõndadel õpilastel näiteks ei ole nii head suhted kõikide loodusainetega, et kuidas siis õpetajana püsida motiveeritud? Et näiteks kui klassitunnis keegi kas natuke segab või ei taha täpselt nagu keskenduda sellesse teemasse süveneda, et mida siis nagu õpetajana teha, et kuidas ikkagi suuta talle siis see teema selgeks teha? Ma arvan, et kui ma sellele küsimusele teaks 100% vastus, siis kõik õpetajad praegu kikitaksid kõrvu ja hakkaksid nagu märkmeid tegema tõenäoliselt tagant järgi. Aga no eks ikkagi tulebki natukene nii-öelda siis võib-olla suunata ühelt poolt, natukene suunata teiselt poolt. Eelkõige oluline on lapse jaoks see, et laps asjast aru saaks ja kui ta asjast hakkab aru saama, siis tal tekib ka see motivatsiooni tahe võib-olla seda rohkem nagu ikkagi omandada, et kui ta istub tunnis ja üldse mitte millestki aru ei saa, et siis tal ei ole ka motivatsiooni. Aga kui ma suudan talle ikkagi või ka mõni teine õpetaja suudab talle selle teadmise alguses kaasa anda, et kuidas siis aru saada või millest aru saada, et siis ma arvan, et tal see motivatsioon tegelikult võiks ka tekkida ütleme iseenesest või ikkagi natukene suunatult ka. Selge. Ja kooli kõrvalt siis näiteks, kui palju teil on aega tegeleda teiste hobidega, et asjadega, mis ei ole kooliga seotud, et kui palju üldse praegu jääb selle jaoks aega? See on ka väga hea küsimus. Ajaga on alati see asi, et aega tuleb võtta ja mina olen otsustanud selles mõttes nagu enda elu mõttes küll, et ma leian ikkagi aega ka igasugusteks teisteks tegevusteks ja tegelikult need tegevusi on päris palju, millega ma ka kooli kõrvalt tegelen ja selles mõttes ongi, et kui sul on ikkagi nagu kindel soov ja tahtmine seda teha, siis sa ka suudad oma plaanid niimoodi teha ja tekitada, et see aeg on olemas. Ja, aga mis need kindlad tegevused siis on, millega te tegelete? Et kas te oskate tuua mõned siin välja? No kui sa hobisid mõtled, siis eelkõige ma võiks hobide koha pealt öelda, et mulle meeldib looduses käia, ehk siis nii kalandus kui jahindus hobidena. Siis mul on üks tore mootoriga kaherattaline sõber, kellega ma suvel koos aega veedan, siis kui ilmad lubavad seda Eestimaa tingimustes teha. Ja üht-teist tegelikult veel, et lisaks nagu nendele tegevustele siis ka. Ja te oskate ka pilli mängida? Olen kuulnud, olen näinud. Ja milliseid pille te siis oskate mängida? Pillidega on niimoodi, et kui ma kunagi põhikoolis käisin, siis ma olen lõpetanud Tõrva muusikakooli ja ma olen tegelikult õppinud akordionit niimoodi 7 aastat täiesti põhjalikult. Ja siis oma käega olen natukene omandanud suupilli mängimist ja natukene rohkem tegelikult õppinud ka lõõtsamängu siin viimasel paaril aastal, et võiks öelda, et lõõts võib-olla ongi nagu kõige südamelähedasem selle koha pealt. Ja kas te olete ka mänginud näiteks koolibändis või kusagil bändis? Ma ei ole koolibändis esinenud, sest et siis kui mina noor olin, kõleb nagu ma oleks nüüd vanaisa muidugi, aga siis kui mina omal ajal koolis käisin, siis meil nagu sellises klassikalises mõttes koolibändi ei olnud, et loomulikult ma olen esinenud kuskil muusikakooli aktusel, kontserdil mingisuguse kollektiivi koosseisus, kus siis
ma ei tea, 2 akordionit, 3 akordionit, mingisugused klaverid võib-olla ka nii-öelda saateks, et sellisel kujul küll, aga sihukest, et klassikaliselt tulen kunagi lähen bändiproovi, et sihukest asja pigem mitte. Selge. Ja nüüd on siis selline vaba aja ja kooliblokk läbi ja küsiksin, et te olete ka ettevõtja ja tegelete ettevõtmisega ja kuidas jõudsite ettevõtluseni? Ma peaks ütlema, et sul on väga hea taustauuring tehtud alustuseks, et sa kõiki nüüd asju tead, on ju. Aga ettevõtluseni siis eks ju ütleme, huvisid on palju olnud ja on ikkagi olnud see tahe ja proov või soov nagu proovida erinevaid asju ja sellest lähtuvalt siis see ka ettevõtluse teema tegelikult on nagu tulnud. Ma ei ole kunagi ettevõtlust teinud, ütleme, põhitööna, et täna ta on pigem nagu sihuke, ütleme, kõrvaltegevus, ütleme siis põhitööle. Sest et nagu ma olen ka rääkinud nendele, kes on küsinud, siis kui ma 8 aastat tagasi kooli tulin, siis ma tulin lihtsalt katsetama, aga siis ma armusin töösse koolis ja sellepärast ma siin koolis töötan, on ju. Et see on ka põhjus, miks ma ei ole täna veel näinud vajadust, ütleme, ettevõtlusest nagu põhitööd teha, on ju. Ja kuidas ma jõudsin selleni oligi see, et eks ma hakkasin katsetama ühte ja katsetama natukene teist asja. Mõtleme võib-olla siis ka sihuke keskkooli lõpuaastatel ja ülikooli aastatel nii-öelda siis tudengina taskuraha teenimise asjad viisid nagu samm-sammu võrralt asjadega edasi ja sellest lähtuvalt siis tegelikult ütleme see meelelahutus ettevõtlus ka nagu toimuma sai, on ju, et igasuguste mingite spordivõistluste korraldamine või täna ütleme ka kuskil pulmades käimine, pulmaisa rolli tegemist, et see on nagu kõik läinud kuidagi samm-sammult selles mõttes, et mitte võib-olla nagu nii selle mõttega, et ma nüüd pean saama kohe ettevõtteks, vaid pigem, et ma natukene katsetan ja siis on niimoodi vaikselt edasi liikunud selles suunas. Ja lisaks peale selle pulmaisa rolli, et mis ettevõtteid teil veel on, millega te olete siis veel tegelenud? No mul tegelikult on täna 2 ettevõtet, ehk siis üks, nagu ma ütlesin, ongi see meelelahutus ettevõte siis, et kus me siis oma vennaga koos korraldame erinevaid mingisuguseid ettevõtete suvepäevi, talvepäevi ja selliseid toredaid mingisuguseid kliendiüritusi. Ja selle ettevõtte raames on siis ka see pulmade roll. Ja siis on mul teine ettevõte ka, et mul on tegelikult ka väike sihuke käsitöö ettevõte nii-öelda, kui sa küsid jälle, mida ma koolist vabal ajal teen, siis ma teinekord mulle meeldib see koht, et ma kaon kodus keldrisse ja siis ma saan keldrisse nii-öelda oma kätega midagi valmis nokitseda ja siis kellegiga võib-olla selle arvelt õnnelikuks teha, et kes saab midagi toredat Eestimaist. Ja mida peaks teadma, kui tahta alustada oma ettevõttega? No tahe peab kindlasti olema. Et seda peab kindlasti olema ja mida veel peaks olema, on see, et hirmu ei tohiks kindlasti tunda, et algus ongi raske. Et ei maksa arvata ja loota seda, et ma tulen nüüd kohe, panen miljonid laua peale ja 6 aega hiljem ma olen miljonär, on ju. Et ma arvan, et niimoodi pole vist Eestis mitte ükski ettevõtja veel ka rikkaks saanud. Aga kui see tahe on olemas, kui julgus katsetada on olemas ja aru saam, et alguses ei peagi asjad minema kohe kõik niimoodi lillelised ja roosilised, on ju, siis ma arvan, et sellest nagu piisab, et julge pealehakkamine ja hea idee ka loomulikult võiks olla, et selles mõttes see alati toetab seda, kas ettevõtjana inimene saab edukaks või ei saa, on ju. Ja meil on ka see plokk läbitud ja küsimus on, et tean, et olete kaitseliitlane ja mis roll on teie täita Kaitseliidus? No Kaitseliit on selles mõttes vabatahtlik organisatsioon, et seal võib väga palju erinevaid rolle täita ja tegelikult täpselt seda ma ka seal teen, on ju, et see on võib-olla sihuke kõrvaltvaataja jaoks üsna keerulise struktuuriga asutus, ehk siis seal on sihuke 2 paralleelset struktuuri nii-öelda toimimas. Et see, mida me teeme nii-öelda rahusituatsioonis ja see, milleks me valmistume siis nii-öelda kui asi peaks halvaks minema Eesti riigi jaoks, et on natukene nagu erinevad on ju selle koha pealt ja ütleme niimoodi, et minu nii-öelda roll on juhtida tänase päeva seisuga ühte rühma suurust üksust, kellega me siis erinevaid nii-öelda plaane oleme teinud, pidanud ja läbi harjutanud selleks, et meil kõigil oleks vajaduse korral nii-öelda julgem Eestis olla ja elada.
ja kas Kaitseliitu jõudsitegi siis tänu sellele, et te tahtsitegi toetada ja siis aidata nii-öelda Eesti riiki, et kui on vaja, et siis te saate alati nagu kokku tulla ja aidata üksteist? No Kaitseliitu ma võib-olla jõudsin, eks see on ka kindlasti ajend, on ju, mille tulemusena ma sinna läksin, aga tegelikult kui nüüd veel astuda sammu tagasi enne seda hetke, kui minust õpetaja sai koolis, siis enne seda ma ju, nii nagu üks korralik Eesti riigi kodanik, meesterahvas, käisin ajateenistuses ja juba ajateenistuses olles tegelikult mulle natukene hakkas see riigikaitseline maailm ka nagu meeldima. Ja päris ausalt tunnistan, et ka pärast ajateenistuse lõppu oli mul plaan astuda hoopis sõjakooli, mitte Eesti Maaülikooli magistriõpingutesse, aga siis võib-olla ka natukene juhuse tahtel, ütleme niimoodi, oligi ühel hetkel lihtsalt 3 erineva Eesti kõrgkooli sisseastumiskutse nii-öelda postkastis ja siis ma pidin natukene mõtlema, mida ma tahan teha ja mida ma elus nagu päriselt tahaks edasi teha nii-öelda, ütleme siis elukutse valiku mõttes ja siis ma otsustasingi pigem, et ma selle kaitsestruktuuride maailma võtan siis pigem nagu vabatahtliku rollina endale, et mitte nagu tegevväelasena, vaid ikkagi vabatahtlikuna siis Kaitseliidus ja sealt tuli lõpuks see otsus, et ma liitun siis Kaitseliiduga. Aga maakondadel vist on, kas vastab tõele, et on mitmeid liite või on siis maakonna peal ainult üks, kuhu saab minna? Kui sa Kaitseliidu mõtled, siis meil on, ütleme Viljandi maakonnas, meil on Sakala malev. Ja Sakala malev on see, mis siis nii-öelda on, ütleme siis katusorganisatsioon erinevatele Viljandi maa allüksustele. Need allüksused on selle koha pealt rohkem, on ju, aga lõpuks me kuulme kõik Sakala maleva nii-öelda ridadesse, et vahet pole siis, millisesse rühma sa oled läinud või millisesse kuskile kompaniisse sind on määratud või oled ise nüüd avaldanud soovi, et me ajame nii-öelda ühte asja ja meie eesmärk on täna see, et Viljandi maakond oleks halvas situatsioonis kaitstud. Väga hea, Viljandi kaitse, saime teada, et Viljandi oleks siis vajaduse korral kaitstud, aga mis te arvate, kui kaitstud on Eesti üldiselt praeguses olukorras? No täna on... Ma julgen küll arvata, et Eesti inimesed võiksid nagu üsna rahulikult selle koha pealt nagu hingata ja toimetada. Et kui võrrelda võib-olla siis seda novembrikuud siin 2022 aastal või siis 2021 aastal, siis selles mõttes me kõik teame, keda ütleme täna Euroopa nagu kardab, on ju, millist riiki, millise riigi nii-öelda sõjategevust, et aastaga tagasi oli selle riigi, ütleme siis, väeosasid meie piiri taga nagu oluliselt rohkem ja seda elavjõudu ja masinaparki ja kõik asja oli nagu, ütleme, piiri taga päris palju. Täna on seis ja reaalsus selline, et väga suur osa sellest seltskonnast, kes olid meie piiri taga, on suunatud Ukrainasse ja neid enam ei ole. Et ma ei tea, et olles täna nii-öelda ise selles struktuuris nii-öelda sees, ükskõik, kes mu tuttavatest sõpradest küsib, siis ma võin küll öelda, et võivad täitsa rahuliku südamega magada, et nagu täna küll Eesti riigile mitte mingit ohtu selle koha pealt näha ei ole. Aga kas ka Kaitseliidus on praegu tänu siis sellele olukorrale olnud rohkem teha? Et on seal rohkem siis ülesandeid antud või on seal pigem ikkagi rahulik? No seal on alati palju teha, kui sa tahad teha, et nagu ma ütlesin, see on vabatahtlik organisatsioon, kes on tubli, aktiivne, leiab endale tegevust sisuliselt igasse nädalavahetusse, kui on nagu tahtmist ja soovi, kes ei ole nii tubli ja nii aktiivne, võib-olla nii palju ei leia, et käib võib-olla 2-3 korda aastas ainult väljas, et ma ei tea, et meie väljaõppe ei ole absoluutselt tegelikult selle koha pealt muutunud, mis ta oli nii-öelda planeeritult enne siis Ukraina sõjategevuse algust, on ju, me oleme täpselt samasugust nii-öelda sammu edasi läinud, nagu seda on planeeritud teha aasta alguses enne seda sõja pihta hakkamist ja läheb täpselt samamoodi ka tegelikult edasi praegu, et ma ei ütleks, et meil on nüüd mingit teab, mis meeletut nagu rohkem tegevusi selle pärast nagu juurde tulnud. Võib-olla me oleme lihtsalt saanud, ütleme, väljaõppe koha pealt mingitest asjadest natukene targemaks, et eks see sõjategevuse analüüsimine on üldse sihuke hästi huvitav asi ja alati, kui sõjategevus kuskil pihta hakkab, siis need
neid tarkpeid on igasuguseid, on ju, selles mõttes, kes hakkavad arvama ühte, teist või kolmandat mingisugust mõtet, aga lõpuks on see, et eks meie nii-öelda kaitseväe siis ütleme, akadeemia lektorid näiteks, kes kõrgkooli tasemel seda kõike õpetavad, on ka omad nii-öelda analüüsid teinud ja on alati näha seda, kuidas siis vastane ühes või teises situatsioonis on käitunud ja sellest lähtuvalt saab planeerida ka võib-olla meie tegevuse nagu tuleviku mõttes ühte või teistmoodi natukene rohkem. Ja kui suur see praegune Sakala Kaitseliidu grupp on, et kui palju seal liikmeid umbes on, kas te teate? Ma jään sulle ausalt selle vastuse võlgu, et Sakala malev on selles mõttes päris suur, et kui nagu natuke laiemat pilti vaadata, siis lisaks sellele, et seal on kaitseliitlased, lisaks sellele on seal tegelikult väga suur seltskond naiskodukaitsjaid, on väga suur seltskond noorkotkaid, kodutütreid, kes on kõik tegelikult Sakala maleva liikmed ja seda nagu liikmeskonda siin annavad, aga kui sa päriselt küsid, palju nagu numbrilised liikmed on, siis seda ma sulle küll praegu öelda ei oska. Ei ole hullu. Ja kuna teil on siin ikkagi väga palju hobisid olnud ja tegelete paljude asjadega, siis mis on see saladus? Kuidas te jõuate nii palju teha? Nagu ma enne ütlesin, et hea ajaplaneerimise oskus võib-olla on see kõige nagu kriitilisem asi, mille abil seda kõike saab teha. Ja see sama koht võib-olla ka, et nagu ma enne ütlesin, et aega tuleb võtta, mitte öelda, et mul ei ole aega, vaid seda aega tuleb endale selle koha pealt ise tekitada. Ma nägin ülikoolis ka võib-olla sama asja ja seda ma olen teinekord ka tegelikult õpilastel klassis rääkinud, et kui tuleb mingisugune uus ülesanne, siis ei ole mõtet, mul näiteks ülikoolis olid sellised kursakaaslased, kes hakkasid silmi pööritama, et oi, mul on vana ülesanne veel tegemata, ma ei ole jõudnud seda ära teha. Tähtaeg oli mingisugune 6 aega enam antud ülikooli mingisuguste projektide tegemiseks, on ju. Siis mul oli see, et kuulge, mis te virisete, et võtke oma arvuti kätte, tehke see asi palun täna homme ülehomme ära ja teil on nagu ülejäänud 27 päeva on nagu vaba, et teha muid asju ja selle koha pealt võib-olla mu nende, ütleme, minu tegevustega on sama, et ma siuksed nagu, ma ei lükka asju edasi, ma pigem olen seda meelt, et ma tahaks nagu kohe asjad ära teha ja siis on, nagu öeldakse, et tee täna ära ja siis on homme vaba, et siis on võimalus homsel päeval tegeleda nende hobidessidega, millega mulle meeldib tegeleda. Selge. Ja ma puhtast huvist täiesti küsin, et ikkagi ma kuulsin, teil on see motohuvi, et kui kaua see teil umbes olnud on? See on ka väga hea küsimus. No eks ma ütleme poisikesest saadik juba tõenäoliselt, et siis jälle see vanaisa lause, et siis kui mina noor olin, on ju, et siis võib-olla see liiklusseadus ka vaatas mingeid asju nagu teisiti, on ju, et mingisuguste mopeedide asjadega sai ikkagi nagu poisikese põlvest nagu päris palju ringi paarutatud seal linna ja metsade vahel, kus kohas ma nii-öelda elasin ja kasvasin, on ju. Ja siis vahepeal võib-olla see jäi nagu laiskuse taha natukene, ehk siis kui ma olin täisealiseks saanud, siis see mootorratta teema nagu jäi kuidagi tahaplaanile, siis tulid mingid muud asjad, see huvi oli ikka, et tahaks ju nagu sõita asja, aga siis täna olen ma paari sõpra, kes mulle nagu, ütleme siis 2 aastat tagasi väevõimuga panid autokooli selle kinkikaardi sünnipäeval pihku, ütlesid, et kuule, et nüüd on nagu viimane aeg, et kaua sa venitad, et siis mõtlesin, et hea küll, et nüüd on tõesti viimane aeg, et ei olegi mõtet venitada, et kõik on nagu justkui nagu tehtav ja olemas ja ütleme, suurem huvi nagu taasleituna viimased 2 aastat põhimõtteliselt, on ju. Selge. Ja ma oskan öelda, et kuna olen teie tundides käinud, toote ka oma elust näiteks keemia lahendamisel erinevaid nii-öelda näiteid, et kus saab neid keemia asju ära kasutada ja kus võib mingeid teatuid elemente leida. Et kui oluliseks peate, et päris elu näiteid tuua siis nii-öelda koolitundidesse ka edasi, et ei oleks ainult teooria õppimine, vaid seda oleks ka siis nagu laiemalt väljaspool seda ainult seda õpikuteksti, et teha ka laiemalt. No see on selles mõttes kindlasti väga oluline, et ega sa enam küsisid motivatsiooni kohta ka, et lapsed on motiveeritumad õppima, kui nad saavad ka aru, mille jaoks ja kus tal seda päriselt võiks kunagi vaja minna, et ma ei salga. Õppekava järgi on ka keemias süksid asju, mida võib-olla tulevikus ei lähegi vaja, on ju. Aga samas on ka väga palju selliseid asju, mida kindlasti nagu peaks teadma ja omandama ja endaga põhikoolist minnes võib-olla kaasa võtta. Selleks, et tuleviku mõttes vältida elus võib-olla selliseid situatsioone, mida ei tahaks keegi nii-öelda kunagi nagu näha või kogeda, on ju, et
niisuguseid asju tegelikult on nagu keemia mõttes päris palju, arvestades seda, et keemiat on ju meie ümber nagu igal pool, igal sammul, aga võib-olla inimesed ei teadvusta seda selle koha pealt nii palju, et see on sama asi, mida ma olen ka teile seal klassiruumis rääkinud, et kui te vanematele ütlete, et me õppisime täna mingit ühte või teist teemat, siis nad võib-olla mäletavad sellest ainult nagu mingit nagu jupikest, aga loodetavasti on see kõige olulisem jupike, mida nagu elus päriselt lähebki vaja ja ilma milleta võib nagu asjadega halvasti minna. Selge. Ja ma olen ka kuulnud, et ikkagi need loodusained tänapäeval tekitavad pigem raskusi, et kas te oskate öelda, miks need võivad just olla rasked, et kas need on siis tulnudki hiljem, et neid pole nii kaua nagu nii-öelda õpitud, need ei tule kohe nagu algklassides, mis ei saakski nagu tulla, aga milles võiks olla siis näiteks see probleem? No nüüd sõltub seda, millistest loodusainetest sa räägid, on ju, et selle koha pealt, kui sa vihjad võib-olla keemiale ja ma ei tea, ka füüsikale võib-olla, siis üks põhjus ongi see, et nad tulevadki olles 8. klassis ja nendega tegeletakse ainult 2 aastat põhikooli lõpus, on ju. No natukene 7. ka, aga ta nagu tuleb sinna programmi hiljem, aga mis on ka mõistetav sellepärast, et kujutanud ette, et me räägiksime reaktsioonivõrranditest kuskil 4. klassis, on ju, et ilmselt nagu pigem mitte. Aga võib-olla ka see, et nagu minu hinnangul lapsed on kuidagi nagu looduskaugemaks jäänud võrreldes võib-olla sellega, mis olid nagu vanasti, et ma ei tea, mingid bioloogia näited võib-olla ka, et kui mina nagu oma nooruspõlves oma sõpradega veetsin väga palju aega kuskil ka metsas, on ju, ehitades mingeid onne, mingeid muid asju ja me teadsime nagu väga hästi, milline on kuusk ja mis on mustikas ja mingisugused muud taimed, on ju, siis täna võib-olla need lapsed nagu nii palju sinna loodusesse ei jõua ja sellepärast ka need ained võib-olla tunduvad natukene nagu siuksed nagu ongi elu kaugemad nende jaoks ja siis tulebki see koht, et on seda nagu keerulisem õppida ka võib-olla. Selge. No täname teid saatesse tulemast. Aitäh vaatajatele. Loodan, et saite meie õpetaja Tauno kohta rohkem teada. Järgmise korrani.